Tere kõik, kes meid on kuulama tulnud. Ja ma just öelda, et ma pean hästi valjult rääkima, nii et panen selle mikri endale suule lähemale. Aitäh, kes meid kuulama jäid. Ma loodan, et võib-olla siit liikujatest veel meiega keegi liitub ka võib-olla poole pealt. Aga eelmine paneel oli tegelikult mingis mõttes päris hea sissejuhatus, millele või meie teemavestlusele oli juttu tekstiilijäätmetest ja vanadest kasutatud rõivastest, kodutekstiilidest. Ja meie täna natukene rohkem vestleme upcyclingu teemal ehk väärtustav taaskasutus. Ma korra küsin, kas ma olen piisavalt kõvasti rääkinud. Eesti keeli siis väärtustav taaskasutus. Ja enne isegi, kui ma kohe panelistide tutvustamise juurde asun, meil on natukene sihuke ringreis teile täna ette nähtud. Et kõigepealt viime teid väikesele visuaalsele rännakule Keeniasse, Aafrikasse. Miks? Sest see on nüüd üks hea näide, kus selline globaalne kaubandusvõrgustik, kasutatud vanad tekstiilid, paljud neist, väga suur osa neist, kusjuures pärit Euroopast ja kohalik tekstiilikultuur tegelikult väga teravalt ja kohati isegi mitte nii väga positiivselt just põrkuvad ja omavahel kokku saavad. Et sihuke hea kese, kust algust teha. Ja siis liigume vaikselt tagasi kodumaale, siia Eestisse ja ajame juttu, kuidas meie siin disainerite, loojatena, ka tavaliste kodanikena, tavaliste inimestena saame loovalt läheneda sellele, mis võib-olla ühele on prügi, aga teisele väärtus ehk kasutatud rõivad. Aga kõigepealt panelistidest korra lähemalt alustab sealt poolt. Lisandra Türkson on meil aksessuaaridisaini taustaga disainer. Täna sa töötad Stella Soomlaisi stuudios ja tegelikult on sul veel ka igapäevaselt sinu erialaks hoopis digiturundus ehk sa mõnusalt liidad need kaks. Ja sa oled öelnud ka ilusti, et sinu eesmärk mõnes mõttes on selle ühendades selline käeline disaini praktika strateegilise mõtlemisega, mis minu meelest on väga targalt kokku pannud need kaks väga erilist või eriilmelist valdkonda. Meil on Mart Maide, kes on disainer, EKA ringdisaini magistrant, kui täpsem olla. TalTechi materjalitehnoloogia taustaga noor härra. Ja sinu fookus on pigem sellistel nutikatel, jätkusuutlikel ja kasutajasõbralikel toodetel. Ja millel on just siuke mõnus vimka vahel sees. Ja lisaks on Mart pälvinud ka EKA Design Showcase'il sel aastal preemia laetuse programmi siis auhinna oma töö eest. Meil on täna siin liitunud ka kaks Eesti disainerit, Eesti moekunstnikku, Karl-Kristof Rebane, kes on minu jaoks eriti väga mitmekülgne just nimelt moekunstnik, isegi rohkem võib-olla isegi kui disainer, sa tõesti oled kunstnik. Värske moedisaini magister, palju õnne. Ja sinu praktikas tegelikult väga tugevalt kohtuvad just jätkusuutlikkus, väga huvitaval kombel luule ja sihuke lavastuslik lähenemine, lavastuslik mõtlemine. Sa oled ka 2024. aasta hõbenõela laureaat ja oma loomingut on Kristof esitanud nii Eestis, Ukrainas, Leedus, Soomes ja teistes riikides. Sandra Lux on disainer, moedisainer, kelle looming keskendub just nimelt väga tugevalt sellele väärtustavale taaskasutusele. Ta on disainerina just leidnud selle väga oskusliku tee, kuidas esteetika ja eetika päris ootamatul moel liita. Ja ühtlasi oled sa sel aastal Sandraga üks 3 hõbenõela nominendist. Nii et palju õnne ja kivi kotti. Aga enne kui me vestlema hakkame, siis nagu lubatud, see visuaalne väike rännak. Ma arvan, et ausalt minagi ei ole kõiki neid pilte näinud, nii et kõigil meil saab olema huvitav. Ma annan sõna Lisandrale ja Mardile, kes meid viivad väikesele sellisele teekonnale ja siis alustame päris sisuga. Ja tere ka minu poolt. Oi, on hästi kuulda. Ja järgmised mõned minutid viime teid Keeniasse, kus me Mardiga käisime selle aasta veebruaris. Ja tegelikult mina, kuna ma olen aksessuaari taustaga, siis mina sain kaasa minna ringdisaini tudengitega. Et see on siis magistri õppekavas
kohustuslik aine, kus ringdisaini tudengid käisid. 6-ajaline sihuke õpperänne. Aga tegelikult on see siis Moi ülikooli, siis Keenia Moi ülikooli ja EKA, Eesti Kunstiakadeemia siis tiimalabori vaheline koostööprojekt. Ja selle eesmärgiks on siis leida viise, kuidas sealses kohalikus tekstiilitehases siis tootmisjärgseid tekstiilijäätmeid väärindada. Aga enne siis mõned pildid, et mis meid üldse, siis missugused vaated avanesid seal. Et mõne pildi peal me kommenteerime pikemalt, siis natukene lühemalt. Et hästi palju oli siis erinevad, kõik tänavad olid siis selliseid putkasid või siis vaatealasid täis, kus igasugu asju võis siis leida. Ja puuvilju muidugi iga nurga peal, kohaliku siis maiustusi. See on üks koduaed. Ja siis ongi seesama Rivatex tehas, kus siis tudengid viibisid. Ja see on siis kohalik tekstiilitehas, kus tootmine on, kogu tootmisprotsess on nagu algab, puuvill läheb sisse ja välja tuleb siis põhimõtteliselt triiksärk, et Mardil on siin seljas ka praegu sellesama Rivatex tehase siis toode. Et alguses see puuvill siis töödeldakse ära, sorteeritakse, siis ta läbib puhastusprotsessid ja siis hakkabki nii-öelda siis niidi valmistamine. Ja siis lõpuks saab temast kangas. Siis tuleb järeltöötlus, kus on siis, siin on näha värvitünnid, kus on siis värvitakse see kangas. Ja siin on üks hea pilt sellest, kuidas siin rullis on tegelikult näha, kuidas siis üks need kanga algused ja lõpud ongi sellised natukene defektsed, varsti räägin neist pikemalt ka. Aga et siin on siis näitikustatud, kuidas nii-öelda värviprindi üleminek välja näeb. Siin on tehase selline üldpilt, kus on, seal tehases on kokku 750 töötajat umbes ja niimoodi 300 neist on õmblejad. Ja tavaliselt nad teevad küll oma toodangut, aga nende põhiline sissetulek tegelikult on, et nad valmistavad militaarrõivaid, vormirõivaid haiglatele, erinevatele nagu äritellimused. Ja siis siin on näha üks puhkepausi hetk, et Keenias oli hästi tore kuidagi see, et neil on tunniajaline lõuna ja selle aja sees on siis võimalik puhata, väike lõunauinak teha. Et see oli meie eestlaste jaoks kuidagi hästi kummastav ka natukene, et oleme harjunud, et võib-olla kiiresti sööme oma lõuna ära ja siis tööga edasi, aga seal osati võtta aega puhkuseks. Ja siis me jõudsime kohe reisi suht keskpaigas siis Gikomba turule, kus Mart võib-olla tahab natukene veel. Jah, see Gikomba turg on see turg, kuhu jõuavad need meie kogutud tekstiilijäätmed pampudena. Mitumba on selle pambu nimi. Jah, Mitumba. Ja need pambud müüakse maha bambukaupa suures koguses. Aga bambu sees ei ole ainult kantavad riided. Et seal on ka muud tekstiilijääki. Ja me jõudsime turule hilja, sest kohalikud ei tahtnud meid peale lasta sinna varahommikul, kus toimub see suurem kauplemine. Me jõudsime sinna hiljem ja siis on enamus letid on siuke lahti tõstetud riided ja käib kauplemine. Ja kui nähti nagu, et keegi ei ole kohalik, siis sa olid nagu see, sus nähti ostujõudu. Ja kindlasti sa pidid vaatama minema nende pükse. Jah, aga turg ei ole selline, nagu me oleme harjunud võib-olla. Kõik on hunnikus ja kõik prügi, mis tekib, sest inimesed peaaegu elavad seal, visatakse vahele tee peale ja talletakse ära. Aga jah, seal letidel on peamiselt ikkagist
lääneriikidest või mujalt sisse toodud teise ringi. Siin pannakse bussi peale neid pampe ja siis turg on pealinnas ja siis see sõidutatakse mööda Keeniat laiali. Ja siin on üks, et müüakse riigi järgi, et kus sa soovid. Et kui seal oleks Eesti, siis ma arvan, et seda pampu keegi ei ostaks. Isegi kui need on tõesti, on tore jalgpallisark, aga ma arvan, et keegi ei ostaks seda sellepärast, et keegi ei tea Eestit seal nii väga. Mõned teavad. Ja seal tehakse ka, seal õmmeldakse. Aga tõesti, see on nii, et mina olin leti taga ja siis seal kitsas kohas, pimedas ta õmbles. Ja minu arust see on hästi nagu tore mingis mõttes, et seal on niigi palju, et seal on meeletus koguses neid riideid. Aga isegi kui seal on mingi augulised midagi, siis see parandatakse ära, et läheks ikkagi veel müügiks ja seal üleval on isegi näha, kuidas sukapüksid ripuvad seal kõik ükshaaval. Võimalik neid ka saada. Kas te märkasite ka mõnda riideeset, mis oli hoopis Eesti või Soome kaubamärgi, moemärgi sedeliga? Otseselt mitte, sest meil oli natukene selline tulitakus, et ei tohi nagu seisma jääda. Ühe putka juurde ruttu näeme ära ja tegelikult need pildid on ka võib-olla siuksed natukene kiirelt tehtud, siis tegelikult ei tohtinud pilti otseselt teha, sest see oli meie enda turvalisuse eesmärgil siis, et. Ei tohtis küll pilti teha, aga lihtsalt öeldi, et kui meid saatis Nairobi politsei, et meid oleks lihtsalt, ma ei tea, võib-olla ei oleks meiega midagi halba juhtunud, aga lihtsalt. Nagu enda turvalisuse huvides. Aga öeldi, et ärge tehke pilti, sest me ei saa kinnitada, et teil see telefon alles jääb või seda teilt ära ei võeta. Ja siis ma pildistasin niimoodi kotti rinna peal koti servast üle. Et lihtsalt teadvustada seda. Ja see on ühe tänava keskelt, kus kogu solk voolas lihtsalt keskele ja siis sa pidid käima sellest üle. Siin pilt ei ole, aga turu sissepääsu juures olid kohalikud naised kogunenud, et su jalanõud puhtaks pesta pärast, pakkusid teenust. Ja ma arvan, et ta on müüja, kes oli nagu kottide taga veel nagu poetud ja seal oli lapsi, seal oli, ma arvan, et seal elati ka. Ja. See oli nagu, et samal ajal kõige kitsama koha peal, kus inimesed voorisid läbi, siis tegelikult sinna alla sai veel juurde midagi alla toppida, et inimesed oleks kuvastuda. Aga ma võib-olla küsin siia vahele, kuidas teile tundus, kui te koha peal liikusite, käisite ja võib-olla te olite üsna pikalt seal, te olite 1 kuu aega. Mis on teie selline järeldus, et kuidas kohalikele see eelistus pigem on? Kas nad tahavad seda läänest toodud, imporditud, kasutatud tekstiili? Kas nad pigem eelistavad just seda? Sest me teame kõik, et Keenias imekombel on ikkagi veel alles väga tugevalt ka kohalike prindite traditsiooniliste mustritega tekstiili ja seda kohalikku traditsioonilist rõiva moodi nii-öelda või. Et kuidas teile tundus ja eriti võib-olla ka just noorte seas, et kas see oli selline prestiižne, see läänest toodud kaup, sest et seda tõesti on seal kohutavalt palju. Ja ikka tahetakse lääneriideid. Esiteks, sest nad on odavad, muidugi saab lihtsalt kätte, seal vahepeal üks pilt oli ka 250 jalanõudel, et euro maksad või €50 selle jalanõu paari eest ja et kõik need asjad, mis seal turul on, et sa saad need odavalt kätte. Nende jaoks see muidugi ei ole nii odav, kui meie jaoks tundub. Aga ja sellepärast just ka see, et mida suurem logo sul kusagile pluusi peal on, seda ägedam sa oled. Et ka see mängis seal palju rolli ja siis seetõttu ongi nende kohalikel tegijatel hästi raske konkureerida. Sest esiteks juba see omahind, selle asja tootmine on niivõrd kallis, et see ei konkureerigi üldse selle second hand turuga, mis seal on. No second hand turuga või nagu kohaliku turuga.
ma nägin kõige rohkem neid kohalikus mustris prinditud asju. Mul õnnestus käia kohalikus pulmas, tehasetöötaja pulmas ja seal olid küll ka selle tehases toodetud kangad, mis on lastud õmmelda nagu kleitideks. Siis naised kandsid. Aga igapäeval tänaval ma ei näinud, sest kellel on raha, ostab endale. See särk on kallim kui see jalgpallisärk sealt turu pealt osta. Et tegelikult võib öelda, et see meie saadetud, täitsa võimegi öelda, meie siit saadetud kaup on mõnes mõttes täiesti selle kohaliku tekstiilitööstuse peaaegu välja suretanud. Mitte veel päris, aga ikkagi väga-väga viimsele piirile viinud just. Jah, nad elavad seal vormiriiete ja sõjariiete tootmisest. Seal jäägi sees oli ka nagu näha, et on militaarmustriga kangaid. Aga kui me liigume vaikselt sinna tagasi selle tehase poole peale, kus te enamus oma aega viibisite, Rivatexi tekstiilitehas. Lisandr, äkki sa tahad mainida, aga meil on stange väljas siin mõne näitega. Siin on, ma praegu räägin niimoodi, varsti ma liigun. Siin on siis väga teretulnud ka minna lähemalt vaatama. Et siin on siis selle tudengite tööd osalised erinevad, et mis valmis selle aja jooksul, et need said siis valmistatud Rivatex tekstiilitehase tootmisjääkidest. Enamasti on see siis järeltöötlusest, on see materjal, kus ongi näiteks näha see esimene jakk, mis siin on nagu nii-öelda selline sujutatud üleminek, mis meie jaoks võib-olla tundubki nagu selline nii ilus, kuidas see on huvitav tehtud. Aga tegelikult nende jaoks on see ebatäiuslik ja ongi jääk, sest seda ei saa kasutada. See tegelikult peaks olema siis must riie. Ja kuidas on saavutanud sellise sujutatud ülemineku on see, et kui see värvitakse kangast, siis kangarullid on otstest nii-öelda kinni keeratud rullid ja siis ta liigub selle värvi sest läbi ja kõik see, mis on algused ja lõpud, mis ei ulatu sinna vee sisse, värvi sisse, need siis lõigatakse ära ja see läheb jäägiks. Aga muidu täiesti ilus kangas, kus tekib täiesti ilusti muster. Siis on seal veel seesama siis kirju, siisamas maas on ka sellised tumbad, mida saab siis modulaarne selline süsteem, et sa saad panna. Tõstan ise üles. See on suhteliselt raske. Need on mega rasked. Need ei olegi nii kerge tõsta, aga neid saab panna omavahel siduda nende paltega siis pikemaks. Siin on praegu 2 paneeli ainult kaasa, aga tegelikult neid, kui palju Mariann tegi? Ta tegi neid 15 ja ta pani kõik lõikejääke ja muud jääki täis. Et sellepärast nad on rasked. Et neid on siis võimalik panna madratsiks, üksteise kuhja, teha isegi siuke suurem diivan valmis. Ja täpselt see, mis siin see heledam jakk, see on siis see narmaline osa, kui samamoodi võiks alguses vaadata, et see on ise kuidagi manipuleeritud ja natuke moonutatud, siis tegelikult niimoodi sellise kangana ta tulebki tehasest jäägina. Et kui seda kangast kootakse, siis ühtepidi siis lihtsalt öeldes ühtepidi lõim siis katkeb nagu ära. Ja siis kui pannakse uus niit sinna, siis tekib selline vaheala, mis pärast samamoodi lihtsalt siis lõigatakse välja ja ta läheb jäägiks. Ja see on siis samast materjalist, mis on siis nii-öelda see kanga, see värvi algus ja lõpp. Et on selline modulaarsed riided. Olete endiselt oodatud lähemalt vaatama ja katsuma. Aga kui te tuletate meelde oma seda esimest külastust sinna tehasesse, see on päris suur ja päris võimas kompleks. Mis teie enda mõtted esimesed olid? Ja ma arvan, et päris vist üsna alguses või mingis etapis viidi teid siis sellisele suuremale tuurile sinna ka kõikidesse etappidesse, et ringdisaini tudengitena, sina olid tudengitena kaasas, aga Mart, eriti sinu jaoks oli see selline kooli õpiprojekt, kus sa pididki siis seda asja nagu algusest saadik väga tugevalt hakkama analüüsima ja jälgima, et nüüd on mul mitu küsimust ühes küsimuses küll. Aga kus sa neid kõige esimesi probleemkohti märkasid? Võib-olla mitte kohe probleemkohti, aga ma olin üllatunud. Ma ootasin, et see kõik on primitiivsem, aga masinad olid mitte kõige uuemad, aga nad ei olnud ka vanad.
ja noh, just see tehniline pea ütles seal, et said uuendatud ja et ei olnud nii, et igalt poolt nüüd turvalisus kannatab, et oli isegi võrdlemisi mitte meie mõistes kaasaegne, aga ma nagu ootasin, aga siis on ka mingid ja kasutati võtteid nagu, et vett filtreeriti ja kasutati uuesti ja välja kukkunud, et seal olid ka nagu mingid juba kasutuses mingid võtted, et vähem kulutada või säästlikumalt toota. Aga kus see kõige rohkem, teie lähenesite sellest ringdisaini vaatest või ringdisaineri vaatest, et kus on see probleem, mida kaardistada ja mida nagu natukene lahendama hakata või siis mingite ettepanekute või sihukeste sekkumistega paremaks muuta. Eeldatavasti olid need vist jäägid, on ju, et millises tootmisetapis need kõige rohkem tekkis? Järeltöötluses ehk siis seesama koht, kus siis see kangas tuleb välja ja siis on, et see nüüd tugevdatakse, see käib eraldi läbi, ta värvitakse, prinditakse muster, et seal tekib protsendiliselt isegi, et kui on alguses on nii-öelda siis puuvilla puhastamine ja siis lõngaks tegemine, et seal on umbes see protsent 10%, siis järeltöötluses umbes 70% ja lõpus, kui on nii-öelda siis täiesti tooteks tegemine juba, kus siis on kus lõigatakse lõiked välja ja on juurdelõikusel või isegi need ääred kõik, mis jäävad üle ja tooteks panemisel, siis seal on 20%. Et see 70% on see osa, mis on siis järeltöötluses, kus on see kõige suurem. Ja jääde, mis tekib, kuna nad toodavad palju politseile ja sõjaväele, siis neid militaarjääke ei tohtinud kasutada või seal olid mingid suure tagad, aga kuna seda oli kõige rohkem, siis see tuli põletada ka ei tohtinud nii, et keegi tuleks sõjaväest ja ütleks, et jah, te võite põletada ja iga kord uuesti. See üks kott, mis seal on, kuna seal oli haigla embleem peal, siis öeldi, et seda te võite võtta. Me ei tohtinud isegi teha uusi tooteid sellepärast, et neid lihtsalt ei lubatud ja siis sa vaatad neid rulle suuri, kus on võib-olla ainult ots läinud pahasti. Ja need lähevad kõik põletusse. Siis tegelikult vist võib ka seda tõlgendada ka siia Euroopasse, et see ei ole ainult ühe riigi probleem, et see on üsna globaalne sellistes suurtes tööstusettevõtetes, kui me räägime sellisest väärtustavast taaskasutusest, et sageli see jääb isegi mitte võimalik, et lihtsalt tekib palju jääke ja keegi ei oska sellega midagi teha, vaid see jääb just bürokraatia taha kinni või mingisugust, keegi on pannud kuskilt teadmata, miks mingid reeglid, mida ei ole võimalik muuta või on, siis vajab see juba natukene süsteemsemat sekkumist. Jah, palju tuli, kohalikud ütles, et tuleb üle küsida, aga kellelt ja kes küsib? Seda ei tea, et lihtsam on, et ära seda võta. Aga nüüd, kui natuke kokku võtta seda teie kogemust seal tehases, et need on teie mingis mõttes üsnagi, tegelikult vägagi loomingulised ja minu arust ääretult lahedad ja vinged ettepanekud neile või sellised lahendused. Kui te neid esitlesite ettevõtte töötajatele, juhtkonnale vist ka, mis oli nende selline arvamus või tagasiside või kuidas see lõpp-protsess tundus teile, et kas teie käigust oli ka võib-olla mingi kasu tuleviku mõttes? Nad olid ikka selles mõttes positiivselt meelestatud ja neile väga meeldis, mis valmis, eriti kui, mis minu jaoks oli üllatav, oli see, et kui nad nägid neid rõivaid ja tooteid, mis valmisid, siis nad mitu korda küsisid üle, et kas see on tõesti nagu meie jääkidest valmistatud. Et kas see on tõesti sealt nagu hunnikust, et see, et nad lõpuks ise said ka aru, et tegelikult see materjal, et sellel on mingi väärtus, seda saab nagu uuesti nii-öelda nagu müügiks tegelikult teha, sest muidu läheb see hunnik, mis seal kõik on, seda müüakse lihtsalt täitematerjalina väga odavalt ära. Või põletatakse tehase taga lõkkes. Ja, et 2 suunda. Et ja siis, et nad on hästi positiivsed olid, aga et mis nüüd edasi, et see on natukene küsimärk seal. Jah, öeldi ka, kui me proovisime neid tooteid ja tegime nagu kohalikega pilti, siis nad ütlesid, et ostaks. Aga nad olid väga külalislahke rahvas ja võib-olla seda öeldi suusoojaks.
et võib-olla viimase mõttena teie ringdisaini vaatest, et tegelikult see muutus, kas võiks alata peamiselt sealt ettevõtte seestpoolt või on vajalik, võib-olla kui me just eriti nende kultuurilisest kontekstist lähtume, võiks või peaks olema see selline initsiatiiv väljaspoolt, et tegelikult selline koostööprojekt oligi väga hea näide sellest, kuidas koostöö ülikooliga või koostöö teise ettevõttega toob selle disaineri või ringdisaineri vaate sisse ja mingisuguseid muutuseid võib algatada. Mulle tundub, et äärmiselt oluline on, et see juhtkond ise oleks sellise mõttelaadiga, et nad tahavad seda teha, et nad on valmis, aga samas koostöö on äärmiselt oluline, et kui väljaspoolt ei tule abi ja nii-öelda keegi ei aita selles protsessis, siis see kusagil ei liigu ka. Jah, ja ka jääki anda kohalikele käsitööettevõtetele, sest neid on palju, kes teevad turistidele. Aga neil nagu see ühendus on nagu puudu, et jah, lükata kuidagi neid sinna suunas. Ja nad olid igati nõus meie nagu välja tooduga. Aga suurest süsteemsest vaatest, mis tundub väga keeruline siiski, hoolimata sellest, et need tulemused olid teil väga lahedad ja loomingulised, et neid süsteemseid muutusid on raske sisse viia. Mida me saame teha, on siin Eestis ka väiksemal tasemel, väikesemates ettevõtetes ja ka üksikdisaineritena lahendusi pakkuda. Sandra, ma olen nüüd jätnud, et Christopher, ma loodan, et sul vahepeal uni silma ei tule, oli ikka huvitav kuulata. Ma loodan, et oli. Aga Sandra, sina väga selgelt kasutad oma loomingus ja kollektsioonides juba aastaid kasutatud teksat. Ja just tarbijajärgselt kasutatud teksat, mitte siis tootmisjääki. Et räägi natukene oma loomingust, oma lähenemisest, tehnikast natuke lähemalt. Jah, kusjuures minu see teksa kasutamine sai samamoodi alguse Keeniast. Et seal me ei käinud küll Rivatexis, aga me käisime sellises ettevõttes nagu Africa Collect Textiles, mis oli siis selline ühine startup Keenia ja Hollandi vahel. Ja siis Keenias toimus see sorteerimine ja siis neil oli oma väike selline koht, kuhu see tekstiilijääde jõudis ja samas ka siis sihuke väiksed nagu workshopid, kus siis tehti Aafrika mustriga Birkenstocke ümber või siis tehti mänguasju ja samamoodi tehti vanadest teksadest kaltsuvaipasid. Ja nad tegid neid hästi lahedalt ja hästi huvitavate mustritega. Aga siis me läksime ka sinna, et seda tekstiiljäädet ise hankida enda kollektsiooni tarbeks ja mina läksingi nende vaibakudujate juurde ja vaatasin, et neil seisavad suured prügikotid just neid teksaõmblusi, küljeõmblusi ja isteõmblusi ja need olidki siis juba minemas kuhugi, kas tõenäoliselt lõkkesse. Aga võtsin siis need suured kotid endaga kaasa ja puhastasin ära ja hakkasin siis punuma, et ma ei oskagi öelda, mis selle teksa juures mund nii paelus, et võib-olla midagi sellist nagu sihuke äratundmisrõõm, et ma olen terve elu teksaseid kandnud. Ja igal juhul siis ma hakkasin neid punuma ja ma vaatasin, et kuna vaiba kudumiseks need õmblused ei sobinud, siis punudes nad võtsid väga lahedaid vorme ja ma sain nendest teha nii selliseid jakke või isegi korsetti, üldse erinevaid tooteid ja siis niimoodi see algas õmbluste punumisest. Ja kui ma lõpuks Eestisse tagasi jõudsin, siis ma sain aru, et siin ma ei saa neid õmblusi nii väga kasutada, sellepärast et ühest teksapaarist ma saan ainult 4 riba. Ja siis ma hakkasin neid ribasid ise teksast tegema, et mida nemad kasutasid seal vaiba sees, mina lõikasin teksast, siis mina rebisin neid ja siis hakkasin puhastama. Õmblesin nendest ribad ja siis punusin neid ribasid segamini nende õmblustega ja siis mul jäi sealt rebimiselt üle see lõimelõng, mis siis rebenes ja siis ma vaatasin, et sellel ka äkki mingi potentsiaal kunagi, et kohe alguses ma seda ei näinud.
aga ära ka ei visanud. Ja siis lõpus arenes sellest teksast üldse pits. Ja siiamaani ma olengi kuidagi siia teksa usku jäänud, et järgmiseks ma üritan ka metallosad kuidagi ära kasutada. Et hetkel ma olen nende metallosadega täpselt sealmaal, kus ma olin alustades nende niidikestega. Et jah, ma nüüd vist rääkisin väga palju. Ma arvan, et ma loodan, et meil tekkis kõigil visuaalne mingisugune ettekujutus, kes kindlasti Sandra loomingutele läinud, siis tema bränd Lux on, kui kõik seda guugeldada, siis see kohe peaks tulema esile ja on umbes, ma kujutan ette täpselt nii, nagu teil see pilt silme ette tekkis. Aga Kristof, sinu hõbenõela kollektsioon Surviving the Day oli heas mõttes raputav just minu jaoks, eriti just materjali kasutuse poolest. Et räägi sina oma loomingust lähtuvalt, kuidas sina oma materjale valid ja ma tean, et sul on selline eriskummalisem veel lähenemine võib-olla taaskasutusele, et sa kasutad ka väga üllatavaid detaile, asju oma loomingus erinevatest materjalidest, et vii meid sellele rännakule, palun. Materjalide osas ma arvan, et kõik hakkas sellest, et mu vanaema oli üks suur hoarder või nagu sihuke asjade mitte äraviskaja. Ja kuna ma olen maalt pärit, ma olen Haapsalu külje alt, siis oligi, mis et mäletan lapsepõlves, ma alati kõik asjad jätsime alles. Kõik võikarbid said lille mingisugust istikute jaoks ja nii edasi. Ja siis selles samas vaimsuses kui ma astusin 2017 siis EKA-sse, siis ma ei tea, see kuidagi tuli nii loomulikult, see, et leida nagu mingeid asju enda ümbert ja siis proovida neid nagu moeks saada või nagu vormida. Iga kord tulevad materjalid erinevalt või näiteks kõige esimene kollektsioon tegelikult oli ka Estonian Fashion Festivalil, mis siis oli eesotsas kangastest, mis olid vanad lauakatted, vakstud ja siis ma lamineerisin neid erinevate maketi kangaste jääkidega, mis EKA-s olid siis Eesti Kunstiakadeemias. Ja kuna ma sollal ajal käisin palju rohkem pidudel ja kuidagi sattus niimoodi, et pidudel kogu aeg lasti konfetit, siis ma mingist hetkest hakkasin pidudelt seda taskutesse toppima niimoodi, et ma nagu olin väike harakas kuskil pidudel ja siis sellest samast konfetist lamineerides seda lauavakstutega said tegelikult kangad, mida ma siis tegin rõivekomplektideks ja sealt. Ja tegelikult esimeses kollektsioonis, mida ma nüüd refereerisin ka viimases, kasutasin ma padrunihülse, mida esimese kollektsiooni jaoks see tuli juhuslikult, sest et mu ema lihtsalt sattus ühel Mustikaplatsi otsingul kohta, kus on ka Kaitseväe need retked, mida nad teevad metsades läbi ja isegi kui nad annavad endast parima, et kõik ära koristada, siis tegelikult väga palju padruneid jääb maha. Ehk siis selle asemel, et minna metsa seenele ja käisime emaga mitmeid kordi metsas padrunijahil. Ja siis sellest sai kleit. Ja siis nüüd, kui ma nüüd tegin seda Surviving the Day kollektsiooni, mis eesotsas oli teemal, mul pole õrna imega, mida ma teen ja ma tahan lihtsalt üle elada selle kõik, sest et kõik oli väga palju ja ma ei oodanud seda hõbenela nominatsioonist, et see tuleb nagu välk taevast. Sandra nüüd teab ka. Siis seal ma lihtsalt võtsin selle lähenemise, et ma teen, mida ma oskan ja ma võtan materjalid, mis mul juba olemas on, sest et kui mõtled, et aastast 2017 ma otsustasin, et okei, mood, siis mul on olnud juba varsti, mis on siis 8 aastat, et prügi kokku korjata. Mida on kastide viisi erinevaid kangaid, nööpe, mingeid väikseid detaile, asju, mis ei ole moega seotud. Mul on näiteks mingi kast asju, mis on lihtsalt rannast, mis näiteks mingi ala merekarpe ja värke ja mingeid kivitükke, mida igalt poolt saab. Aga jah, seekord ma otsustasin, et okei, mul ei ole aega, et hülse saada, siis ma tegelikult sain, kuidas seda nüüd öelda? Mitte suurelt promodes, aga jah, et läbirääkimistel sain seekord otse need hülsid kätte, mis oli väga mugav. Sest need läikisid seekord. Sest teine kord need roostes. Aga jah, iga kord on erinevad need materjalid.
aga kui sul tundub väga hektiline see materjalidega mänglev maailm ja mida sa leiad ja mida sa siis kasutad. aga kui sa niimoodi esimesena ütled, siis kas pigem materjal leiab sind või sina materjali või algab enne idee ja sa hakkad materjali otsima või see jääkmaterjal või teise inimese prügi või mingisugune leitud materjal. Kindlasti sa ka, ma arvan, kombineerid seda mingite uute detailide materjalidega. Kuidas see on või inspireerib see materjal hoopis seda ideed? Praegu viimaste projektide taustal on õnneks juhtunud ka seda, et materjal leiab mind, ehk siis mulle on kirjutatud või siis vastatud väga pika aja tagant meilidele, mida ma kirjutasin mõned aastad tagasi. Et näiteks nüüd ma just tegelen uue kollektsiooniga praegu, mis tuleb sügisel, siis mulle ma kirjutasingi Hõbenale kollektsiooni jaoks hästi paljudele ettevõtetele juhuslikult, et tere, kas teil on mingeid jääke. Ja siis mulle vastas üks ettevõte siis, ma ei tea, mitmest 10 peale Hõbenõela, sest et nad olid lihtsalt, ikka olevat meilid ka otsi. Ja ma tegelikult nüüd, kuna ma vaatasin eelmise paneeli ära, ma ei ole üle küsinud, kas ma tegelikult tohin öelda seda, et mis ettevõte see on. See on väga hea küsimus. Ma loodan, et äkki võib. Ma loodan, et võib, aga väga lahe materjal on tulemas. Aga ma tahtsin tegelikult just nimelt teie kahe käest uurida, et ma ei saa seda võib-olla nii väga Lisandralt ja Mardilt küsida, sest et nende puhul oli tegu just selle tekstiilitööstuse jäägiga, mida tegelikult ei ole ju tarbitud või ei ole kantud. Et ta on tulnud ikkagi üsna uuenel tootmisliini pealt maha ja nii nagu ta on, nii seda kasutada saab. Teie puhul ikkagi just eriti sinu puhul vägagi, Sandra, on tegu tarbijajärgse tekstiiliga mõnes mõttes ja teatud mõttes, kuidas sulle tundub või kuidas teile tundub, et kas teie klientidel või inimestel isegi, kes tulevad lihtsalt uudistama või vaatama, on tekkinud teatud mingit vastuhakku sellele, et see on kasutatud materjal, et seda on ennem kantud või need on kellegi vanad teksad või on see ikkagi pigem selline shifting, muutuv mindset, mis tundub, et läheb paremaks? Ma võin vastata sellele, et ma olen tegelenud sellega umbes 3 aastat nüüd ja mul on vist äkki üks kord keegi öelnud, et aga see on ju kasutatud teksadest tehtud, et miks see nii kallis on. Aga see kord, mil seda öeldi, äkki oli disainiöö turu laadal. Aga see oli ka selline nagu naljatledes ütlemine. Aga ma arvan, et isegi kui inimesed tänapäeval mõtlevad selle peale, siis nad ei julge seda enam nii palju välja öelda, sellepärast et see on justkui nagu tabu oleks seda kehvaks pidada. Et mul on olnud ka väga häid kogemusi, et inimesed, kes just tahavadki, et ütlevad, et ma toon ise oma isa vanad triiksärgid, et tee sellest seelik mulle. Et need minu kliendid saavad sellest aru ja oskavad väärtustada seda tööd, mis seal taga on. Ja kohati on ka see, et mitte kõik asjad ei pea alati välja nägema, nagu nad oleksid taaskasutatud. Ja minu meelest on see üks meie suur challenge, et panna need tooted välja nägema uued, olgugi, et nad on vanad. Et praegu ma olen selle teksaniidiga suutnud enam-vähem teha. Ära mängida nii-öelda. Ja et näiteks mul on endal see süda siin rinna peal, et see on tegelikult punastest teksapükstest samamoodi rebitud ja siis üles korjatud ja siis see kokku õmmeldud. Et kui ma olen neid särke nagu klientidele müünud, et siis otse aru ei ole saada, millest see tehtud on. Ja et ma arvan, et mingi shift on küll toimumas. Aga korraks ma küsin veel siia juurde, ma tean, et sa oled oma loomingut esitlenud ka New Yorgis. Kuidas sa neid kahte võrdled? Võib-olla täitsa eri kontingentidelt, kas on tugev erisus või on isegi seal on nagu rohkem sellist kahtlustavat hoiakut või on pigem uus äge lahe ja on tegelikult meil Eestis vastupidi, et me oleme näinud seda juba, et see on niisugune kaltsuvaiba või on nagu vana teksa juba taaskasutus? Mul on selline tunne, et Eestis hakkab see juba muutuma selliseks kohati isegi nagu tüütuks veidikene, et kui inimesed ütlevad, et jälle jätkusuutlik, et see sõna on muutunud juba selliseks, et ei jõua enam.
aga USA-s siis konkreetselt olime New Yorgis ja seal on täiesti teistsugune suhtumine, et teistsugune suhtumine just disaini, et kui seal vanu asju tegelikult ikkagi ei kasutata nii väga just sellesama stigma pärast, siis eelmisel aastal, kui me läksime selle Up Made in Estonia näitusega New Yorki ja näitasime, mida meie Eesti disainerid suudavad jätkusuutlikult teha, mitte ainult tekstiili, vaid ka ehteid munakoortest. Et mulle tagasiside põhjal ikkagi sai selgeks, et me oleme ikka väga õigel suunal ja neil pole seal mitte aimugi, et milleks tegelikult jätkusuutlikkus võimeline on just nagu, kui seal on hea disain, kui sellega on hea disain kombineeritud. Aga Kristo, sinu kollektsioonid ja sinu looming võib pigem öelda ikkagi, nagu ma ka ennist mainisin ja proovisin tugevalt rõhutada sellise moekunsti alla ja võib-olla on sinul oskuslikum vaade võib-olla või hea küsida, et kuidas tundub, kas sellised nagu natuke rohkem kõrgmoodi vaadates, kas sobitub sinna selline vana materjali kasutus või tundub olevat ikkagi, et meil on veel valgusaastate kaugusel see arusaam, et see on okei, et väga prestiižikas ja selline kõrgmoe kvaliteet saab olla tehtud ka tegelikult vanast kasutatud materjalist, et kuidas tundub? Minu meelest kõrgmood peakski olema tehtud tegelikult kõigest sellest jääkidest, kui me mõtleme, et mis on nagu couture näiteks, on tavaliselt seda ikkagi seostatakse selle käsitööga ja see tundide arv, mis läheb selle alla, siis miks mitte kasutada just neid väikseid jääke ja väikseid detaile, mis igalt poolt jäävad üle selleks, et teha siis nagu midagi suurepärast. Oma lõputööga ma tegelikult küsisin selle sama küsimuse, mida mu käest on ka küsitud, et kuhu ma ise paigutan ennast. Mul tegelikult ei ole nagu vastust, mis seal on aru saanud. Pigem kutsun mingeid asju rohkem juba ka taiesteks kui riieteks. Sest jah, asjad võivad minna inimese keha peale ja võib-olla saab käia kuskil riitusel, aga ma ei kujuta ette, et keegi igapäevaselt paneks selga mingi 8-kilose korseti. Et see lihtsalt ei ole nagu mõistlik. Ja minu meelest üks hea näide välismaalt on see Schiaparelli, kes just 2024 aastas suveks esitles kleite, mis olid kaetud vanade arvutikiipidega ja seda oli tehtud täpselt selliseks, et ta nägi välja nagu hästi detailne metallitöö ja seda kombineeriti pärlitega asjadega, mida mina leian ka, et üks viis, kuidas me saame selle vana asja ilusaks, on see, et midagi ikkagi peab sinna lisama juurde, et kas see võib olla mingi teisest ressursist taaskasutus või lihtsalt osaliselt uus. Mis annab võib-olla mingi totaalselt teise kihi uut lugu sinna juurde samuti või tekitab mingisuguseid vastuolusi kahe erineva maailma vahel, kus sul hakkab üldse mõte liikuma kuskil omas suunas. Aga võib-olla ma küsiks Sandra ka sinu poolt. Sul on nüüd 3 aastat, sa ütlesid, kogemus tegelikult päris põhjalikult toota selliselt, ütleks, et päris põlve otsas ikkagi mõnes mõttes. Sa ise üksinda, ma saan aru, kus sa saad need teksased täna? Mu ema on Võrust tuttavatelt kokku korjanud, siis ma lasin oma isal keldris käia ja sealt tuli välja kõik vanad alles hoitud teksad sellest ajast, kui mina käisin veel põhikoolis, et see hoarder mentality oli ikkagi meie kodus ja niimoodi ma olengi saanud, et enamasti korjanud kokku lihtsalt ja mulle meeldib eriti nende juures, mis mu ema mulle kokku kogub, et need on sellised, tõesti neid ei saa isegi teise ringi müüki panna enam. Et need on nii räbalad lihtsalt, et ei ole mõtet, et ühel hetkel sa pead lihtsalt loobuma sellest tootest ja siis tooma selle mulle. Aga kui see kõik kõlab väga ägedalt, aga kui tegelikult vaadata nagu see realistlikult, kas sa võid täitsa ausalt öelda, et kuidas sulle praegu tundub, mida peaks muutuma või kuidas peaks mingisugune laiem süsteem sind kui üksikdisainerit toetama selleks, et selline, tahaks siis öelda täitsa ärimudel, oleks jätkusuutlik, et sul oleks seda toorainet kuskilt saada või et millised need sellised sinupoolsed vaated on, mida peaks selleks tegema?
ja mul on kusjuures päris mitu vastust sellele tegelikult, et ma alustaks selle toorainest, et selle saamisega ei ole mul senimaani probleeme olnud. Kuna ma tõesti teen põlve otsas ja üksi, siis või võib-olla mingi 1-2 abilisega, siis ma ei jõua lihtsalt seda materjali, mis minuni on jõudnud, ära kasutada. Küll aga ma olen otsinud, ma isegi mõtlesin oma magistritöö sellelt kirjutada, et kuidas siis oleks võimalik ja kas üldse oleks võimalik jätkusuutlikkust moes skaleerida. Et see ongi see üks väga suur nagu pudelikael, et kui me mõtleme moetööstust, siis sinna lihtsalt ei mahu hinna sisse selline nagu varieeruv materjal. Ja üks asi, millega nii-öelda siis suured tegijad võiksid väikesi toetada, ma arvan, et need võiksid olla õmblustööstused, kellel on konstruktorid, tehnoloogid, kellel on nii palju know-how'd, millest meil disaineritel pole õrna aimugi, sest meil lihtsalt ei ole ligipääsu nendesse kohtadesse. Ja isegi see, kui mina mõtlen näiteks oma mingi teksade ribastamise peale, kui ma teen seda niimoodi käsitsi ühekaupa ja siis samal ajal on tööstuses mingisugused suured lõikurid, mis suudaks panna 20-30 paari teksasid lihtsalt nagu kohakuti ja nagu paigutuse vaevaga saaksime kiirema vaevaga seda teha, siis jah, et ma näen, et just nagu need õmblustööstused, mis nagu on nii nagu varjavad ennast justkui, et kui nemad tuleks appi väikestele tegijatele, et siis oleks ka nagu, võib-olla see paneks meid disainereid mõtlema just sellistele võimalustele, et aga tehases on selline võimalus, äkki ma saan seda kuidagi ära kasutada just jätkusuutlikkuses. Aga noh, eks see nõuab tegelikult suurt kulutust sellelt tehaselt, sest nende eesmärk on ikka omanikutulu suurendada ja kui nad peaksid hakkama oma aega panema selle peale, et meile näidata, kuidas mingi lõikur töötab, siis nagu see neile ei tasu ära. Et ma saan nagu nendest ka aru. Siin ongi see suur sein, tundub nende kahe vahel, et teie poolt tegelikult Rivatex oli täitsa selline ettevõte, mida te külastasite, kus oli nii-öelda 0-100 kanga tootmine on ju, nagu me ka fotodelt nägime. Seal oli lisaks siis kanga tootmisele ka toodete nagu tootmine või rõivaste tootmine. Ehk see masinapark ilmselt oli väga võimas, aga siis jääb see nagu 2 eri maailma, mille vaheline koostöö on tegelikult ikkagi see, mis peaks seda moevaldkonnas seda teemat edasi viima ja aitaks siis nagu väiksematel disaineritel seda täide viia või ellu viia neid. Ma isegi võin ühe näite tuua sellest, et kui ma õmblesin neid ribasid kokku, lihtsalt ühe õmblusega ja siis mul olid teksad, milles oli nii palju elastaani sees, et neid ei saanud rebida. Ja siis ma lõikasin nendest ribad, aga ma ei saanud, kuna ma ei saanud neid rebida, siis ma ei saanud seda ilusat karvast äärt, mida mul oli vaja. Ja siis lihtsalt mingid suurte läbirääkimiste, õnnelike kokkusattumistega teada õiget inimest õiges kohas. Ja siis ma läksin ühte tööstusesse, kus olid hästi armsad inimesed. Ja ütlesid, et meil on selline masin olemas, mis nagu voldib ja õmbleb sulle selle riba kokku. Ja ma lasin mingi 100 meetreid seda riba lihtsalt kokku, mõeldes selle peale, et kui ma oleks seda üksi hakanud tegema, ma oleks pidanud kõigepealt äärestama, siis keerama, siis triikima, siis õmblema. Et ma võitsin mingi, ikka väga-väga suure aja. Kristof, ma tean, et ka sina oled rääkinud, et see on ja kirjeldanud seda valu ja pisaraid selles loominguprotsessis just see mõnes mõttes jälle tohutud magamata ööd ja väikeste detailide tegemine ja ka viimasel kollektsioonil sa kaasasid sõbrad ja pere ja ema kõik appi. Kas selles on ka ikkagi mingi võlu? Sest mulle nii meeldis, kui mesimagusalt või mõrus magusalt sa tegelikult rääkisid, et see on omaette protsess. Mingis mõttes pikaajaline jäätmest või siis sellest materjalist selline nikerdamine ja selle nagu loominguks loomine. Kirjelda natukene, kuidas sinu läbi viimase kollektsiooni, et kuidas see sinu jaoks tundub? Kas sa naudid seda, kas see on midagi, mida sa uuesti otsid? Või pigem on see ikkagi sihuke, et see tuleb läbida
on raske, sa pigem enam ei taha? no identset protsessi nagu see eelmise kollektsiooniga on, ma kindlasti ei taha. ma panin endale reeglid ette, et ma pean magama. Siiani olen üsna hästi suutnud jälgida, välja arvatud tegelikult täna öösel, kus ma pidin lõpetama ühe illustratsiooni ära, aga noh, üks öö siia-sinna tegelikult ei ole hullu. Aga kui see on nagu 3 kuud järjest, siis on päris halb. Ja ei, kindlasti abilised on vahvad. Noh, Sandra teab omast käest, sest et noh, seda kollektsiooni viimased, mis oli 8-9 päeva, tegingi Sandra stuudios. Magasin ta põrandal, diivanil, kui magasin. Et mis teeb nauditavaks? Mul on lihtsalt erakordne tahe ennast väljendada. Ja ma ei saa seda mitte teha. Ja kui see enne oli suuresti luule, mul on 2 luulekogu välja antud, siis luulekraanid läksid mingiks ajaks kinni. Siis ma tundsin, et mul on lihtsalt vaja mingit muud väljendusviisi. Et kodus ei karju kellegi peale, selle asemel lähen õmblusmasina taha ja noh, saan prügiga kokku korjatud. Et mulle tegelikult meeldib see, et isegi kui ma teen riideid, mida võib-olla ei pane keegi igapäevaselt selga, siis ma põhjendan need ära sellega, et need materjalid, millest ma need asjad teen, oleksid läinud muidu prügisse või siis ei oleks leidnud kasutust. Et jah, õnneks Eestis on päris palju disainerid, kellele tegelikult eriti noore algajana saab kirjutada, et mingi noh, näiteks esimesega ma ei julgenud kirjutada kuhugi, teisega juba julgesin. Siis ma mäletan, et kirjutasin Lilli Jahilole, kes andis mulle CD-jääke, mida ma siiamaani kasutan. Sest et mul lihtsalt läheb, see on väärtustamine. Väga meeldib siid ja siis mäletan Pohjaneema samamoodi. Ja nüüd jääke ma hoian alles või enda kõik lõikus ülejäägid on kottides, karpides, riiulites, sahtlites. Ja on tore neid uuesti üles leida ja siis, ja kui tuleb jälle mingi mõte, midagi, mida on vaja väljendada, kas mind häirib midagi, kas mulle väga meeldib midagi, siis teen seda läbi moe. Kuulge, aga tundub, et me natuke nagu räägime justkui, et hästi milles mõttes lihtne on kõik võimalikke erisuguseid materjale kasutada või loominguliselt läheneda. Küsimus teile kõigile. Kas on mingisugune ese või materjal olnud, mida te olete vaadelnud või on olnud selline olukord, kus te olete tahtnud või pidanud seda taaskasutama nii-öelda või uuesti ümber töötlema või ümber disainima, aga teil on teatud aukartus selle ees või selline mingisugune tõrges või hoopis mingisugune eetiline aspekt, mis paneb seda natukene nagu eemalt vaatama. Et kas saab öelda, et päris mitte kõike ka ei saa nii lihtsalt ümber või taaskasutada või upcyclingu meetodil siis uuesti kasutusse võtta? Ma ei tea, kas siin on nüüd vaikus? Ma võin alustada. Oma baka kollektsioonis ma esitlesin küsimuse seda, et kas tegelikult oleks võimalik saada reptiilide koorunud nahast naha. Ehk siis nagu cruelty free snake skin. Sellepärast mulle väga meeldivad looduslikud mustrid. Minu meelest inimene ei suuda kunagi replikeerida seda. Mulle meeldivad ainulaadsed asjad. Ja maad nagunii ajavad iga mingi aja tagant enda selle vana naha maha ja siis ma tegelesin sellega, et kuidas seda saaks teha nagu tugevaks materjaliks, sest et see on täpselt siuke, et sa paned näppude vahele ja pudistad puruks selle. Et sellega oli hirmud. Sest et iga see nahk, mis ei töötanud või katsetus läks valesti, mida ma leidsin üsna stabiilse variandi, aga võin ka öelda seda, et nüüd 4 aastat hiljem ta on ikkagi rabenenud. Ja ta ikkagi ei olnud lõplik lahendus. Aga jah, see on minu see hirmu äratav materjal. Mul ei ole kunagi sellist lugu nagu öelda, aga näiteks need samad teksad, mis mul praegu jalas on, andis mulle minu tädi, kes sai 70-aastaseks see aasta ja tema ostis need teksad
siis kui tema oli 16. Vau. Ehk siis need on üle 50 aasta vanad, need ei läinud talle enam jalga ja siis ma olin Rootsis. Ja siis ta ütles mulle, et sa teed teksaga asju, et ma annan sulle teksad, et vaata, tee neist midagi. Ja siis neid ma kuidagi ei suutnud rebida katki, et isegi, ma ei tea, 50 pluss aastat vanad teksad, siis ma proovisin jalga, läksid jalga, natukene kõhu pealt pigistab, aga it's okay, et ikkagi et selline nagu arhiivi ese, sest kui 80-ndatel mu tädi põgenes Rootsi ja need teksad ta võttis neid endaga kaasa ja siis ongi, et kui mingil asjal on selline hästi sentimentaalne lugu, et siis neid ikka nii naljalt ei puutugi. See teksapaar su jalas näeb välja nagu täiesti vinge, väga kvaliteetne, üsna uus. Et uskumatu. Aga Mart ja Lisandra, kas teil on midagi? Mart, sa rääkisid ennem, et väga tahtsid neid rohelisi kotte sealt teha, sest seal oli muidugi mitte võib-olla selline sisekaemuslik pool, mis sind tagasi hoidis, vaid puhtalt silt ja selline ülevamalt poolt tulnud juhtkonna käsk. Võib-olla jah, materjalid, mida kätte ei saa, mis seisavad. Sina küll ootad, et neile tuleks kasutus, aga paljudel Eestis on materjalid, mis seisavad. Sellel on lugu taga, aga seda ei taheta ära anda. Et materjal, mida sa kätte ei saa või lihtsalt materjal, mis jõuab olmesse. Et aukartus, et midagi tuleks teha, aga ei saa. Ja justkui natuke see ühe korra tunne ka, et kui ma nüüd tegelikult selle ära kasutan, siis see materjal, millel on niivõrd pika ajalugu või üsna nagu oluline lugu rääkida, ta muutub ju millekski muuks, ta saab uue kihi peale, et äkki ma rikun ära või äkki et see aukartus jah, selliselt pikka aega seisnud materjali ees. Jah. Ma arvan, et erialaspetsiifikast lähtuvalt on minul aukartust äratav materjal nahk. Et see on kuidagi midagi, et loomanahk, mis on enne olnud, ongi looma seljas ja siis see on tehtud materjalist, mis saab teha kotte ja kingi, et kuidagi see, et nagu selle väärtustamine või selle nagu elatud elu teistmoodi ümberkujundamine. Aga enne kui ma oma viimaste küsimuste juurde jõuan, siis kas publikust on küsimusi? Ma võin tulla mikrofoniga või võib kõvasti, kõva häälega küsida? Täitsa julgelt? Ei? Ma mõtlesin täitsa otse küsida ja võib-olla lootes teilt saada lühivastuseid. Aga kui ma küsin teilt täitsa natukene läks selle eelmise küsimusega kokku, et kas Rõivas kannab mälu, kas tal on mälu, kas materjal kannab mälu, et kas on vahel tunne, et midagi kasutades ma justkui takerdun andmast sellele oma lugu või tal on nii tugev identiteet juba, et ma pean sellele justkui alluma või kuidas ta vast ikka läks pikaks küsimuseks? Jah. Jah, on küll mälu, aga ma vastan pikemalt jälle. Et inimestel ka, vaata, mõned mälestused on tugevamad kui teised ja mõned mälestused tahad lihtsalt ära unustada. Ja ma arvan, et riietega on samamoodi, et mitte iga riidepaar ei kanna ainult häid mälestusi ja. Kui lühike vastus, siis jah. Aga kell on saanud ootamatult 4:45 ja mina tänan omalt poolt Lisandrat, Marti, Kristofit ja Sandrat, et te täna oma lugu ja mõtteid meiega jagasid. Ma loodan, et äkki saite siit ka loomingulisi ideid, kuidas vana niidijuppi kodus või ma ei tea, reptiili nahka võib-olla mitte, aga mine ta tea, kasutada väga loominguliselt hoopis mingi muu esemena. Täna toimub ERMis Estonian Fashion Festivali teine moeetendus, oma mood. Sinna on veel mõned viimased piletid, nii et kes on tulemas või soovib tulla, siis see on võimalik veel soetada. Homme on Antonius, sinna ka. Aga suured tänud, aitäh! Aitäh! Aitäh!